Tere tulemast siis minu aeda. Kõigepealt kaevamisvabasse aeda ja siis vaatame, kellel huvi on, saab vaadata ka iluaia poolt. Mina olen Ave. Ma olen siis kaevamisvabaduse suur kirglik entusiast ja ma avastasin selle enda jaoks ma arvan äkki 6 aastat tagasi, kui ma hakkasin kõigepealt seda õppima, et mis asi see üldse on. See tundus selline nii uhuu ja mingi udujutt, et see pole võimalik. Ja hakkasin seda õppima sellise inglise härrasmehe käest nagu Charles Dowding. Ja kohe siis kevadel rajasin omale esimese osa kaevamisvabadest peenardest ja olen iga aastaga siis midagi juurde teinud, sest ma olen siiamaani veel vaimustuses sellest. Oma kaevamisvaba aiamaa rajasin mina siis need 2 keskmist rivi vana aiamaa kohale, mis mul oli eelnevalt sügisel ära freesitud, et selle eesmärgiga, et kevadel ma ajan siis vaod sisse ja alustan uut hooaega. Siis ma sattusingi sügisel selle Charles Dowdingu ja tema kaevamisvaba meetodi peale ja mõtlesin, et olgu, lõpevad ära kõik need minu freesimised või vagude ajamised või kerjamised, et kes saaks tulla mul freesima või kes saaks tulla mul vagusid ajama või muldama või ühesõnaga kogu aeg nagu sõltusin kellestki. Kuna kellelgi aega on ja see mulle tegelikult ei sobinud. Ja ei olnud ka mõeldav see, et ma nüüd hakkan läbi või käsitsi seda kogu ala siin läbi kaevama, et ma olen ikkagi naisterahvas ja mitte põllutöö masin. Ja seetõttu mul on äärmiselt hea meel, et ma kaevamisvabaduse leidsin ja seda katsetama hakkasin. Ja need peenrad olen ma siis rajanud niimoodi, et esimeseks kihiks selle maapinna peale, ükskõik, kas see on siis sul vana aiamaa koht, peaks olema lihtsalt siledaks tehtud, mingid suuremad kivid ära korjatud, et just nagu vagusid ei oleks, et sinna saab ka rajada, aga pole mõistlik, ma leian. Ja või siis on murupind, kuhu te seda tegema hakkate, siis esimeseks sammuks on panna sinna pinnale 2 kihti paksemat pappi. Ideaalne on pappkasti papp, et kõigepealt siis 2 kihti pappi. Need papid olgu puhastatud ära igasugustest teipidest, klambritest, et need ei oleks mingid värvilised, õudselt nagu banaanikasti papid. See jääb sinna maha ja selle eesmärk ongi, et ta laguneb seal ära. Lihtsalt ta peab enne lagunemist ära täitma oma ülesande ja selleks on ära lämmatada see umbrohi. Selle papikihi peale mina kasutan hobusesõnniku komposti peenarde ehituseks. Panen siis umbes 10 sentimeetrit komposti ja kõige pealmiseks kihiks ma soovitan kasutada veel poe seda kotimulda. Mina olen kasutanud ainult Madogardi aiamuld kompostiga sellist toodet. Ma olen kasutanud ka erinevate firmade muid asju, aga need lihtsalt ei sobi mulle, need ei sobi minu aeda. Nendel kas on turbasisaldus liiga suur või ei ole taimed seal nii head ja lopsakad. Ja kasutan sama mulda ka külvamisel külvikassettidesse. Ehk siis pealmiseks kihiks läheb kotimuld ja vahekäikudesse lehtpuu hakkepuit. Kui see peenar on sinna nii-öelda ehitatud või rajatud ja me rohkem seda segama ja kaevama ei lähe, siis tegelikult see muld ja kompost hakkab ehitama üles seda süsteemi või struktuuri, mis üldse võimaldab niiskusel mullas õigesti liikuda üles ja alla. Et kõige parem näide on see, et kujutage ette, et teil on nagu terve suur punt joogikõrsi. Te lõikate neist nagu siuksed tükid, nad on kõik ilusti üksteise kõrval reas ja nüüd valate sinna vett, eks ju, vesi läheb ilusti sinna sisse laiali.
Ja nüüd, kui te teeksite niimoodi, et teil on seesama joogikõrte punt, te segate nad kõik niimoodi ära ja siis üritage sinna vett valada ja kui palju vett siis sealt reaalselt liigub ja kui palju jääb kuidagi sinna ujuma. Mullas on tegelikult samamoodi. Kui me hoiame selle struktuuri lõhkumata, ehk me ei kaeva seda läbi, siis tegelikult taimede juured loovad ideaalselt käiguteed veele, toitainetele ja nad loovad sellised kanalid, mida mööda niiskus saab tulla alumistest kihtidest ülesse ja samas ka minna ülevalt poolt alla. Et kui on liigvihmad, siis minu aed ei ole kunagi üle ujutatud. Siin ei ole kunagi kusagil vao vahel mingisugust vett või peenrad ei lirtsu või ei ole mudased. Ei, sest see pind on poorne ja see vesi saab rahulikult ära vajuda. Ja samas on ka niimoodi, et see tähenda nüüd seda, et see pind kuivaks läbi ja vajaks pidevalt hooldust, et see vesi kaob ära. Ei, see niiskus tuleb altpoolt samamoodi ka üles taimedele. Ja mina oma aiamaad näiteks ei kasta üldse. Ma kastan ainult ühe korra siis, kui ma taimed istutan. Et kui ma istutan taimed peenrasse, ma teen selleks torkeaugu ette, kastan selle augu märjaks, panen taime sisse ja muld pealt kinni. Ja rohkem ma seda ei puutu, rohkem ma ei kasta, ma ei tee mitte midagi. Esimesel aastal oli võib-olla kõige keerulisem, kui ma rajasin selle aia ja oli hästi kuiv ja põuane suvi ja see papp ei saa kuivaga laguneda, ta vajab lagunemiseks niiskust. Ja siis oli niimoodi, et see alumine muld ja see pealimine rajatud peenar olid justkui nagu eraldi süsteemid. Ja vot esimesel aastal ma kastsin üpriski palju ja see aitas mu taimedel üldse kuidagi ellu jääda, sest kui te mõtlete nüüd ka nii, et ei, nüüd mul on kaevamisvabadus ja mina ei kasta nui neljaks, siis tegelikult niimoodi ikkagi ei saa, et sa pead jälgima, mis su taimed teevad peenras, eks ju. Meil on erinevad kompostid kasutamisel, erinev aluspind, erinevad, kuidas päike paistab või tuuled liiguvad, kõik tingimused on erinevad ja seda peate te ise oma aiast lugema, kuidas te käituma peate. Aga põhimõte on see, et see ei vaja kastmist. Paljud ütlevad niimoodi, et aga mulda ju peab ikkagi õhutama ja kuidas siis umbes mullal on hapnikku vaja ja taime juurtel on hapnikku vaja, et muidu ju ei kasva midagi. Siis mina tõestan teile vastupidist. Ei ole neid peenraid ja seda ala, ma ei ole seda mulda liigutanud rohkem, kui ma siit pealt rohin või kõplaga tõmban, mitte midagi muud. Ja mu taimed on suurepärases korras, nad on terved, nad on lopsakad, ilusad, annavad saaki ja mul ei ole muid argumente vaja selleks, et keegi ei saa nagu mulle seda enam mind ümber rääkida selles osas. Kaevamisvabal peenral on nüüd hästi oluline siis see, et need peenrad oleksid kogu aeg ka roheliste kasvavate taimedega kaetud. Ehk kui sul tuleb peenrast ära, näiteks nüüd siit tuleb kartul ära, siis see peenar ei tohiks jääda tühjaks, vaid sa paned sinna kas teise saagikultuuri, mis on sul ette kasvatatud, või siis sa külvad vahekultuuri. Vahekultuuriks võib olla hernes, kaer, valge sinep, mingisugunegi midagi veel üheaastast, mis aitab sul selle vegetatsiooniperioodi lõpuni hoida seda peenart rohelisena. Miks see vajalik on? See on vajalik selleks, et need mikroorganismid, kes siin elavad siin kompostis ja mullas, et need oleks toidetud. Kui te jätate selle peenra tühjaks, siis need mikroorganismid jäävad nälga ja surevad välja. Või suur osa nendest, nad ei sure küll täielikult ära, aga mida rikkalikum on meie muld mikroorganismidest, siis seda viljakam see pinnas tegelikult on. Ja kompostikihi ehk siis sellise toitmise teen mina iga kevad ainult aastas ühe korra ja panen selle ühe peenra peale. Mu peenar on 1 meeter lai ja 3,5 meetrit pikk. Panen siukse ühe kärutäie, tähendab, mul on üherattaline käru siuke ja rehitsen selle siia peenrasse laiali. Ja kevadeti just seetõttu, et
sügisel teil on see pind veel sama roheline ja lopsakas, ma ei tea, oktoober, november, kui on talv veel, siis mul oli detsembris ka kuni lumeni põhimõtteliselt on teie aed täiesti selline roheline. Aga kui sul on see naat, siis ongi, see on mitu varianti, kas sa hakkad seda ala nii, et sa nagu paned musta kile alla või siis on nii, et sa hakkad seda niitma, esialgu muruks tegema, sest meil oli ka siin ju selline karjamaa oli kõik, mis oli nagu aastaid niitmata. Alguses me purustasime traktoriga, siis me hakkasime murutraktoriga niitma, lõpuks muruniidukiga niimoodi, et siit kadusid, siin ei olnud selliseid probleemseid umbrohte enam lõpuks, et need üksikud naadid, mis mul siin olid kusagil peenras, samamoodi kui ma näen, et see väike lible on tulnud, ma tean, kus ta täpselt on ju, siis ma võtan ta ära, sest neid ei ole palju. Aga kui see on tõesti naadimets, siis ongi 2 varianti. Ma näitan teile, kuidas mina võtan üldse kaevamisvabast peenras kartulit, sest inimestele on see võib-olla kõige suurem nagu selline segaduse koht, et noh, vanasti pandi labidaga ja võeti labidaga ju. Kõigepealt ma tõmban selle ära niimoodi, nii palju kui tuleb. Nii. Võtame ära neid, mida me näeme. Tegelikult teen niimoodi, et mina sorteerin kohe siin peenra peale ära väiksed ja suured eraldi, siis ma ei viitsi hiljem neid. Ja siis sa siblid lihtsalt siin. Et praeguse aja kohta ka kalendrist täiesti ilus saak. Kui me tal laseme ilusti kasvada ära, siis kõik need kasvavad ka suureks. Ja niimoodi võtangi. Ma olen ostnud alati nagu valmis laagerdunud komposti, mida ma saan kohe peenrast kasutada. Aga see aasta näitas mulle ära selle, et see on kõige suurem nagu ohukoht minu aiale. See nagu sa näed seal peal, mis seal toimub. Et ideaalne on see variant. Kui nad kevadel hakkavad koplitest koguma seda värsket sõnnikut, siis sa võtad omale selle värske sõnniku, paned ta kuskile niimoodi seisma, katad ära, et umbrohuseemneid ei saaks ligi, on ju, aga teed kilesse augud näiteks, et niiskus pääseks läbi ja jätad ta seisma ja siis on kindel, et sa saad endale hea ja kvaliteetse kraami. Sest üldjuhul nad teevad, nagu minu sellegagi on tehtud, nad kuhjavad selle hobusesõnniku koplist kokku, siis see läheb umbrohust kasvama, maltsast kasvama. Mingil hetkel tuleb siis talle meelde, et kuule, et seda sellel aastal peab segama ka seda, et see nagu õhutad ja et see kõdunamine lõpuni käiks. Ja siis ta segab kogu selle krempli maltsasõnetega selle segamini ja mina rõõmsalt toon need siis oma peenrasse. Et kõige lollikindlam on, kui sa tood selle värske sõnniku, jätad ta aastaks seisma, ta tahab 8 kuud tahaks ta kindlasti käia, sest see periood on tegelikult meie kliimast nii lühikene, et kui sa tood märts, aprill, mai, juuni, juuli, august. Okei, võib-olla kui sa teed selle peenra septembris või noh, sügisel rajad ja suudad sinna vahekultuuri panna, siis sa võid juba saad seda kasutada, on ju. Üldjuhul meil käib ikka kevadest kevadeni. Seda multsi paned lisad juurde ka või? Ja kui ma kevadel nüüd panen peenardele selle sentimeetri juurde mulda, siis ma hoian niimoodi, et see vahekäik oleks sama kõrgel kui peenar. Sellepärast, kui näiteks on tugevad vihmad ja sul on vahekäigud madalamad, siis kõik kuhub ära sul vahekäiku selle viljaka peene materjali peenrast, on ju. Et see on siin oluline, et on need samal kõrgusel. Et mulle meeldib öelda, et need vahekäigud on tegelikult nende peenarde nagu sahver. Ja miks ma ei soovita kellelgi kasutada mingisuguseid raame, peenraraame või jätta siia maha mingeid piirdeid. Selle esiteks jah, sipelgad, neil on koht kohe, kuhu peitu minna ja teiseks juured saavad vabalt tulla siia vahekäiku, võtta seda, mis tal vaja on. Vesi saab vabalt liikuda, et me ei piira seda ära. Looduses ei ole ka kusagil mingeid kaste ümber, sest see süsteem ei tööta lihtsalt niimoodi. Ja vaadake, räägin teile ka, siin ääres on nüüd hea näide sellest, kuidas äärt mitte teha, on ju. Ja vaatame pärast kasvuhoone ette seal, kõrvitsatel on ka näha, kuidas teha. Et kui te rajate nüüd peenra, kaevamisvaba ala, siis pange siia ääre peale mingisugused lauajupid või mingid liivakotid või mingi raskuse asi. Tõstame selle ülesse. Elab. Kõik elab.
midagi ära ei ole siin papi all hävinud, sellepärast et ta ei ole siin ligi ja ta saab ikkagi valgust ja ta ikkagi elu käib edasi. Ja kui see nüüd papp lõpuni ära mädaneb siin, siis see hein kasvab voila ülesse ja läheb otse selle komposti või selle hakke sisse kasvama. Aga vaatame siin kõrvitsakaare juures. Näiteks siin on laud peal, raskuseks peal on ju. Noh, siin on muidugi sipelgaid ka, aga näiteks kui ma nüüd võtan siit papi üles, vaata. Rohelist ei ole. See on hävinud juba siit ja ma ootan sellega kindlasti veel, ma ei kiirusta seda ära võtma, sest siit midagi tahaks tulla. Aga kui ma selle nüüd laua ära võtan siit, siis ma seal kasvuhoone ees juba tegin, siis lõikate siit serva labidaga sellise soone sisse ja vastu teete väikese kraavikese ja tõmbate selle hakke siia ilusti nagu peale. Ja siis teile jääb selline veekujuline kraav, mida te saate servakääridega üldse nagu hooldada, sest muru kõik tahaks kohe sinna sisse kasvada. See hakkab ju lagunema ja see on ju kompost ja sellises kohas, kus on palju head toitu, tahavad kõik kasvada, umbrohiga tahab seal kasvada. See osa, need keskmised 2 peenrarivi on need, mille ma rajasin kõige esimesel aastal. Ja siis ma arvasin, et nüüd peenrad said nagu kaevamisvabal meetodil rajatud, et ma teen siia otsa kõrvitsate ja peenrad ja panin siia alla siis niimoodi, et siin on kile, ühesõnaga ma ei lõikanud vahekäikusid vabaks ja jätsin kõrvitsate jaoks selle kile. Ja see oli tegelikult äärmiselt suur viga, sest kui mujal toimub see niiskuse vahetus ja vee liikumine täiesti loomulikult ja ilma probleemideta, siis siin tegelikult kõik all irtsub suurte vihmadega ja seda ei soovita teha. Kile ma kasutasin sellepärast, et ma arvasin siis, et kõrvits vajab seda. See oli ikkagi 6 aastat tagasi, mul ei olnud absoluutselt kogemust siis sellisel kujul. Ja täna ma olen teinud see kõrvitsapeenrade asemele nüüd maasikapeenrad. Ja need püsivad siin paar aastat ja siis ma kavatsen selle osa siit võtta kõik ülesse, võtta selle kile ära ja teha selle ala niimoodi, nagu tegelikult peab tegema õigesti. Niimoodi, et siia ei jääks sellist materjali, mis ei ole lagunev. Et uutele maasikapeenardele ma kindlasti kasutan ka kile, sellepärast et ma tahan, et mari oleks puhas. Ja mulle ei meeldi kasutada põhku tigude nälgete pärast ja mullaseid marju ka nagu ei taha, et siis vihm lörtsib marjad kiiresti ära. Et ma üritan oma toitu kasvatada võimalikult puhtalt, et ma ei kasuta mingisuguseid mineraalväetisi või mingeid muid, ma ei tea, putukatõrjevahendeid või mis iganes nagu keemilisi asju ma ei kasuta. Et siin olen ette kasvatanud siis või ette külvanud kassettidesse need taimed, mida ma tahaks teiseks saagiks külvata või istutada peenrasse. Ehk kuna kaevamisvabas aias on see, et peenarid võiks nagu tühjaks jääda ja peaks olema kogu aeg kasvavate taimedega kaetud ja tahaks seda pinda ju ära kasutada, siis sügiseks olen pannud uue saagi minema. Siin on kollast peeti, spinatit, erinevaid kapsalisi. Seal on valge lillkapsas, siis on roheline lillkapsas, hiinasalad, brokkoli, Brüsseli kapsad ja nii edasi. Ja siinpool veel uuslaar kurgi jaoks, punapeedid, kalet natukene ja mis seal on, roomasalatid. Et need on ka kõik sellised, mis taluvad nagu külma ilma või pigem tahavadki külma jahedamat ilma ja lühemat päeva kasvamiseks. Ma vaatan, et sul on papp siin rullis, et sa nagu ostad seda, siis mitte ei kasuta taas pappi või? Tegelikult on niimoodi, et mul on nagu selles osas vedanud, et mulle lihtsalt üks tuttav on toonud seda pappi. Ja ma tegelikult ei osta seda, ma ei tea isegi, kust ta seda toob. Et tegelikult võib kasutada tavalist pruuni pappkastipappi, mis on suurepärane, seda saab tasuta kätte, on ju, selle ei ole mingisugust kulu, aga see on lihtsalt väga mugav kasutada, et sa lükkad nagu rulli jalaga lahti nagu punase vaiba ja siis hakkad sinna peenart tegema, et ruutmeetrit tuleb niimoodi kiiremini. Papi, kui sa teed pappkastipappi, siis
see aega läheb lihtsalt rohkem, aga ta on kindlasti efektiivsem, et see paksus on pappkasti papil nagu ideaalne, et ta laguneb kauem aega. Aga seda sa vaid mitu kihti? 2 kihti panen, jah. 2 kihti kindlasti ja kui ongi, mõnel on olnud nagu veel õhem papp on kuskilt ka mingi rulli sebinud ja siis on see papp nagu liiga õhukene, siis ta kõduneb liiga kiiresti ära ja siis need umbrohud, mis seal papi all on maapinnal, need lihtsalt ei hävine ära ja siis umbrohi kasvab nagu sellest hakkepuidust või siis peenrast läbi lihtsalt, kui see liiga kiiresti ära laguneb. See on üks olulisemaid asju kaevamisvaba aia puhul on just see papp ja me tahame ju, et ära laguneb, et ta ei taha kasutada mingit geotekstiili või asja. Ma vaatan, sul on hästi palju siin seemneid, aga sa korjad ise ka seemet või võtan kuskilt konkreetsest kohast? Ma tegelikult, see on selline nagu mõni naine satub kuhugi, ma ei tea, sellisesse brändipoodi ja šopab endale riideid, siis mina šopan endale seemneid. Ja ma tahan siukseid põnevaid asju kasvatada, nagu näiteks siin on lilla hernes või selline brokkoli, ma ei ole ise veel brokkoli seemneid võtnud. Või veel midagi põnevat, eks, et ma tahan nagu katsetada, aga samas siin taga on mul näha ka neid seemneid, mida ma kõiki olen ise võtnud ja ei ole veel ära kasvatanud, et siin on erinevad kõrvitsad, siis kusagil oli purkidega ka, vaatame, mis siin on, näiteks petersellid, et ma võtan ise ka ja kasutan oma seemneid tegelikult. See on üks oluline osa minu meelest. Talveks sa viid need seemned? Jaa, ma viin ära. Praegu nad on mul siin sellepärast, et mul oleks kõik lihtsalt nagu käe-jala juures, et kui ma teen, siis, et kui ma peaks käima kogu aeg otsimas, siis ma ei viitsikski. Kas sa pead päevikut ka? Jah, pean. Ja mul ongi siin selline, ma selles osas nagu järjest parandan ennast. Linnukaka ka veel siin peal. Ja siin on mul ka eelmiste aastatena 24 aasta info alles, tavaline vihik, kus ma kirjutan, kuna ma midagi olen külvanud ja mis sordid ma olen külvanud. Et see päevik on läinud järjest paremaks, näed, 24 aasta oli mul mahtunud ära 3 lehele, jah. Nii 25 aastal on natuke rohkem lehti juba, 5 lehte. Ja siis hakkab 26 aasta, mida on lausa terve raamatu jagu. Et siia ma olen märkinud ka külviajad ja mingid tähelepanekud, kuhu ma olen külvanud, millisesse mullasegusse või nagu, kuidas ma olen kastnud või erinevaid selliseid märkusi, et ma oskaks siis hiljem, kui midagi ebaõnnestub, siis ma oskaksin nagu põhjust otsida, et miks niimoodi läks, näiteks mis oli talvel maas, kui paks lumi ja nii edasi, et iga selline info tegelikult ju mõjutab seda, kuidas sinu aiaaasta kujuneb, milline oli talv, kuidas kevadel tuli vihma, kuna tuli esimene soojalaine ja nii edasi. Et seda on huvitav endal sirvida hiljem ka. Kasvuhoone ma tegelikult tegin samamoodi nagu ka kaevamisvaba aiapeenrat õuealal, ehk me panime paika selle kasvuhoone vundamendi kivid, ja sisemise osa me jätsime kõik välja kaevamata, jäigi tavaline muru, siis me tegime muru peale. Ja siis panime 2 kihti pappi, panime 10 sentimeetrit umbes komposti ja siis peale jällegi see kotimulla kiht, mis aitas selle umbrohu seemnete nii-öelda siis, oli see kindlustus, et siit ei tuleks neid umbrohu seemneid väga palju üles. Ja igal aastal, seda ma siis läbi ei kaeva, tegelikult mitte kunagi, ei ole kaevanud kunagi, et otse murule on ta tehtud. Iga aasta panen siia jälle selle kihi komposti juurde ja öeldakse, paljud ütlevad mulle, et jah, aga tomat tahab ju nii sügavat istutust saada, et kuidas selle tomati siis nagu istutad siia. Siis esimesel aastal ma istutasin, kuna mul olid taimed liiga vara ette külvatud ja nad olid hästi pikad, siis ma istutasin pikali. Niimoodi, et ta läkski selliselt nagu L-kujuliselt see taim ja kõik juurdusid ilusti, tuli väga hea saak. Ja nüüd juba, kui see papikiht on kadunud ja ülemine alumine mullakiht on nagu saanud üheks, siis tegelikult selle ühe väikese augu ma kaevan natuke sügavama, aga mitte siis suure labidaga,
vaid lihtsalt sellise väikese käsikühvliga, et see tomatipotikene mahuks sinna sisse. Ja ma ei väeta mitte kuidagi neid, et nõgese leotisega, aga seda siis sellel aastal ma veel ei ole seda teinud isegi, sest et ma vaatan taimedele otsa ja siis ma ei näe, et nad nagu küsiksid seda. Ja väga rammusad on. Et täiesti ilusad minu meelest ka. Tead, paprikad on mul siin, aga eelmine aasta nad olid kasvuhoones tomatite juures, aga nad täielikult ebaõnnestusid. Ja sellel aastal nad ebaõnnestuvad mul jälle, sest et ja nagu näed, paklas on ka, nad tahavad tegelikult sama kasvu tingimust saada. Aga siin ei ole seda, sest et ta tahab saada hästi sooja ja kuivemat keskkonda. Aga sul on variant sellele katusele ümber panna. Ja just, aga see projekt ongi pooleli, et mees ehitas siia ära lihtsalt selle katuse aluse, aga tegelikult ideaalis peaks tulema veel otsad kinni ja siia ette ka siis mingisugused luugid või niimoodi, et see soojus jääks sinna alla kinni, sest baklasa on tegelikult, kui läheb alla 15 kraadi, siis tema vegetatsioon nagu seiskub. Ta ei kasva enam edasi ja see siin on täpselt juhtunudki, et siin on näha, et alles vaata viimased, siin on, ma arvan, see viimane kasv on toimunud paari nädala jooksul. Enne seda käiski ainult üks kiratsemine ja pausil olemine. Tahab soojust. Ühel aastal mul olid tšillid õues, aga ma nüüd mõtlen, see oli 3 aastat tagasi ja need tšillitaimed kasvasid mul selliseks ja mul on siiamaani sügav külma neid kaunu täis. Ja miks oli selle eripära oligi, et oli tohutult kuum suvi ja need paprikad, tšillid, baklasanid tegelikult sihukest nagu tahavadki. Ma katsetan ja ma ei tea, ma ostsin need taimed sealt Tammetalu ürdiaiast. Need on veel erinevad sordid, kõik 3 erinevat bataati. Hästi kaua aega nad vindusid. Ma arvan, et asi oligi selles, et neil oli liiga jahe, sest praegu, kui ma näen siit värskeid lehti on nüüd hakanud ajama ja need on need algsed, mis tal küljes olid. Ma arvan, et tal on olnud tõesti see kevad liiga jahe siin. Ja see on söödav jakoonijuur. Ma natuke, mul on ootused, et ta on midagi sarnast, nagu on maapirn, aga ma arvan, et siin on mingi nüanss, mis on ikkagi teistsugune. Mul on ikka iga aasta mõni selline nagu selline eksootilisem taim, mida võib-olla kõigil aias ei ole, et mida ma lihtsalt tahan katsetada. Kas ja kuidas ta meie tingimustes kasvab ja mis ma üldse sellega teen, et kas ma üldse söön ka seda, et see tegelikult on see katsetamise asi, see on nagu lihtsalt põnev, et võib-olla ma ei söögi, ta ei maitse mulle, siis ma sain seda teada. Kõige suurem õppetund võib-olla see, et kohe esimesel aastal, kui sa näed, et kõik ei ole siin sinu aias nii ilus ja lopsakas nagu näiteks minu aias siin, mis on juba vana kaevamisvaba aed, et siis ei annaks alla või ei lööks käega, sest et see lihtsalt tahab aega. Ja teiseks väga oluline minu arust on järjepidevus. Nagu igas aias tegelikult on oluline järjepidevus, nii ka kaevamisvabas aias. Et kui sa märkad umbrohtu, sa ikkagi võtad ära, et ma ei lase siin peenardes ju ka tuulega levivaid umbrohte on ja kas või peenraserva hooldus, et ma ei lase teda niimoodi, et mul enam jõud ei käi üle, vaid ma teen nagu iga päev natukene, võib-olla ma tulengi või rohin ainult 10 minutit või teen mingit tööd 15 minutit, aga see on täiesti piisav. Et siin ei ole mitte midagi eriskummalist ja erilist tavaaiaga võrreldes. Lihtsalt rohkem on aega nautida, kui ei pea nagu siblima ja kõplama kogu aeg.
ja minu aed on sellel aastal seal Kaunis Kodu konkursil nomineeritud ja siis eile käis just komisjon ja siis me siin palehigis korrastasime. Ma olen valinud niimoodi, et oleks hea pinnakatja, et ta õitseks võimalikult kaua, et ta ei roniks teisele sisse, et ma ei peaks teda kogu aeg piirama või kärpima või kasima, et oleks lihtne.